No nii, hakkame räätasid tegema endale, mis me nüüd otsime siin üldse? Me otsime siukseid parajad siukest materjali sinna, et teeme pajust need räätsad. Ja et hästi head on emapuuks või külgmisteks puudeks on siis hea siuke paju, kus ei ole siukseid suuri oksi. Et siin on just siuke paras tükk ja see jämedus võiks olla siis selline mehe pöidla jämeduna siis. Ja siis ristipuudeks ka siukseid tugevamaid oksi otsime. See oleks siin päris hea. See on siis natuke peenem siuke väikse sõrme jämedusene ja siuke peenem oks sobib ka väga hästi, et seda saame siis kasutada põimimiseks pärast hiljem. Aga miks siis paju just? Paju, esiteks sellepärast, et teda on igal pool hästi palju ja ta paindub ka hästi ja on selles mõttes, et painduvus on just see. No lihtsalt kätte saadav, jah? Jah, täpselt, 2 pointi. Okei. Aga see peab oleks hea siuke ühtlane ka ja oksakoht seal väe sees, jah? Jah, täpselt, et siin, kus neid oksi ei oleks, siit juba hakkab, et see nagu ei lähe mitte. Aga siit juba saaks siukseid juppe. Selge. Samamoodi siit. Suuremad hakkavad alles siit. Ei ole, et oleks pikk ja sihvakas ja võimalikult sirge. Ja siin on juba need põimimise jaoks olemas, need peenemad oksad, et neid me hakkagi eraldi võtma. Ma vaatan, et ega väga polegi midagi otsida ja jamada, et suhteliselt suvalisest lopsikust leiab need sobivad puud. Täpselt. Ega ei olegi mõtet nagu selles mõttes, et mis siin ikka kaugele minna, et paju leidub igal pool peaaegu märgades kohtades ja see on ka hea, et siis kui need räätsad, kui nad nagu lagunevad natuke või mingid jupid tulevad küljest ära, siis on väga hea ikkagi, paju on igal pool, et saab kohe asendada ju. No nüüd sa võtad juba päris peenikseid. Jah, see on see punumiseks. Vaatsin, et on hästi head sellised pikad ja sihvakad, painduvad õudselt hästi. Muidugi on see, et et punun neid kindlasti kuskil siseruumides, et praegult on see puit on väga habras. Ta läks puruks, kui ma hakkaks siin punuma. Aga sa pead üles ka soojenema, mis nad on jääs siis lihtsalt, sellepärast on habras, jah? Jah. Aga sa pead toas üles ka soojenema või? Natuke võiks seista, jah? Jah, näiteks võiks seista. Ta läheb ruttu selliseks pehmeks toas. Palju sa nüüd oksasid korjad nüüd siis üldse kokku? Ega ma rohkem ei korjagi. Sellest on täitsa piisav. Tähtis on siis, et oleks põhiraamiks oleks 2 sükest, ütleme 60 sendi pikkust sellist oksa. Siit tuleb kokku ka mõlemast kuhjast. Need on siis sellised põidlajämedused ja need oleks pikalt ühtlused. Ristioksadest natuke jämedamaid sinna peale. Selline jämedus sinna risti peale ja punumiseks siis punt neid ja siit tuleb veel neid punumise jaoks on piisavalt materjali. Nüüd ristioksad on siis nii 30-40 senti, 30 senti. Umbes, jah. Ja punumiseks 40-50. Jah, vaat need on nüüd, need on sellised, need võiks siis olla terves selles räätsa pikkuse osa on ja punutud. Aga see pikkust ma ei oskagi väga öelda, et need otsad lõigatakse ära on ja. No ikka pikkus peaks olema, seepärast, et ta ju seal... Räätsaga enam sama pikk olla, ütleme 55. No jah, ta keerutab ka veel ju seal nende ristipuude vahel on ju, et siis... Materjali kulu on suurem.